Sina elde aeg, kui käes on jälle söögi tegemise aeg. Igal juhul järjekordselt säästuvariant, säästukaarelved ja vaatame, mis nendest kaarelvestest täna teha saab. Kõigepealt umbes täpselt panen mõned kaerahelbed blenderisse. See on tõesti umbes täpselt. Ja nüüd ma panen umbes täpselt natikene kaerahelveste peale soola. Loodetavasti ei saanud seda palju. Ja siis ma kallan kaerahelvestele vett. Kaanekene peale. Ja hakkame blenderima. Taigna kallasin siia kastrulisse, aga ma säästan edasi ja lisan sellele taignale ka mõned säästukanamunad. Lülitan panni sisse ja nüüd praen sibulad ära. Segan need munad ilusti kenasti siia taigna sisse. Vahepeal segan ka sibulaid ja praen koos sibulatega ka hakkliha. Ma lülitan ka ahju sisse. On aeg lisada hakkliha segulega kuigi palju soola, pipart ja kurkumi. On aeg kallata see taigen ahjuplaadile. Ja nüüd pudistan selle hakkliha siia taigna sisseta suht laiali, et enam-vähem igal pool seda hakkliha oleks. Nüüd asetan selle taigna ahju ja küpsetan pöördõhu peal. Ja küpsetan nii kaua, kuni see tundub silmaga vaadates igati okei. Jään ootama. See kaerahelbe hakkliha on juba piisavalt ahjus olnud. Ja vaatame, kas tuleks seda veel küpsetada või on ta juba söögikõlbulik. Need peal küllaltki hele välja on ta juba söögikõlbulik. Lõikan ta tükkideks lahti. Vaat sellised toredad suupistad said nüüd kaerahelvestest ja hakklihast ning sibulast. Nüüd on aeg enesele tassike teed lubada ja siis neid ampse peale ammustada. Hakkliha ja sibul ja kaerahelves päris omapärane, huvitav ja hea vaheldus.